Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 324-st, võtame ette 3 kõige põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 324 toimub 25. jaanuaril ja esimene fight, millest täna räägime, on Arnold Allen versus Sean Silva. Allen oli viimati puuris 27. juuli 2024, nii et kuskil 1,5 aastat pole mees fightinud. Võitis siis Giga Chikadzet. Enne seda kaotused Movsar Evlojevi ja Max Holloway vastu, kes muidugi mõlemad mehed on featherweight'i top 5. Tema vastane Sean Silva on olnud korraku runni peal. Võitis 13 fighti järjest, kuni läks siis vastakuti Diego Lopesega ja pidi võtma sealt vastu kaotuse. Kuigi alustas fighti väga hästi, siis läks liiga hulluks, hakkas liialt kaklema ja Diego Lopes tabas talle ilusa spinning elbow otse pähe ja oligi fight läbi. Nii Allen kui Silva, mõlemad mehed suudavad väga hästi püsti võidelda, on ka hea maasvõitlus ja lukumaadlus. Ise usun, et Allenil kerge rooste peal, seega astroloogia ütleb, et Sean Silva võidab selle fighti otsusega. Sugar Sean O'Malley versus Song Yadong. O'Malley'l on siis 2 kaotust järjest, on ta endine bantamweight'i champion, kaotas oma tiitli Merabile otsusega ja siis rematchis Merab lõpetas fighti ära kägistusega. Stiili poolest O'Malley väga lahtine, väga mänguline, terav püstivõitlus, hea liikumine, on olnud ka varasemalt väga hea maaduskaitse. Song Yadong võitis viimati Henry Cehudot. Stiili poolest Song ei tohiks suuta survestada Sugar Sean'i nii, nagu seda tegi Merab. Seega mina näen, et Sugar suudab panna oma stiili maksma, olla mänguline, kaitsta ära mahaviimises, kui Song seda kindlasti teeb ja tabada püsti väga hästi. Samuti loodan ka ilmselt, et Sugar Sean on arendanud enda maas võitlust ja maadluskaitset veel rohkem, et suudab kõik peatada. Seega mina ütlen, Sugar Sean O'Malley võidab selle fighti otsusega. Ja peamatšis meil korralik maasikas. Kuna champion Ilja Topuria tegeleb oma probleemidega väljaspool puuri, siis tehakse interim tiitel ja vastastikku lähevad Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. Gaethje võitis viimati Rafael Fizivi. On ta ka olnud varasemalt interim champion, siis kui sai championiga fightida, kaotas Habib Nurmagomedovile kägistusega. Siis oli ta ka BMF champion, kui võitis selle tiitli Dustin Poirieri vastu knockoudiga ja siis kaotas BMF tiitli Max Holloway'le, see legendaarne 10 sekki enne lõppu näitas Holloway näpuga maha ja mõlemad mehed pautasid ja Holloway lõi Gaethje nokki. Nüüd on Gaethje siis suutnud ennast uuesti ehitada ülesse ja saab uue võimaluse interim tiitli peale ja tema vastane Paddy, suur rahvalemmik ja ka väga suur osa inimesi ei salli teda üldse. UFC's pidanud 7 fighti ja kõik võitnud, viimati võitis Michael Chandlerit. Paddy oma loomuselt mega hea lukumaadlus, püstivõitlus ka, lõug tal kipub püsti olevat ja see on ka see oht, mis selles fightis on, et ma näen, et Justin Gaethje võib tabada sealt sükse korraliku haamega otse lõuga ja lüüa Paddy ära. Sellepärast on ka see fight minu jaoks 50-50, aga samas kipun uskuma pigem seda, et Paddy oma suuruse ja maadlus ja lukumaadluse oskusega suudab viia Gaethje maha ja kägistada ära, nii et mina ütlen, Paddy võidab interim tiitli lõpetusega ehk kägistusega ja tuleb uueks championiks siis. Ja siin see on, need on minu UFC 324 ennustused. Ehk siis ütlen, Sean Silva võidab otsusega, Sean O'Malley võidab otsusega, Paddy tuleb championiks ja võidab lõpetusega. Mina paneksin oma panused neile 3 fighterile. Aitäh kõigile vaatamast, jätke kommentaaris, mis teie arvate ja näeme järgmises episoodis Asturi astroloogiaga.